tere taas vaatama imelist autosaadet ehk naisluksede proovisõitu. Täna ma räägime uuest Ford Kugast, tõepoolest välja on tuldud siis uue Kugaga. Neid Kugasid on olnud see on juba kolmas põlvkond, kuigi nad ei ole saanud veel siiani väga populaarseks. Ta on eelmisest mudelist 90 kilogrammi kergem, tal on juhtmevaba telefonilaadija, ennetavad kurvituled, liiklusmärkide tuvastussüsteem, esiklaasi näidik ja täisautomaatne parkimissüsteem. Kokkupõrkeennetussüsteem, adaptiivne kiirushoidik, sõidurajal püsimise abisüsteem, monitoorib siis teekatte märgistust ja see toimib kiiruseni 200 km tunnis, nii et päris väikese kiiruseni ainult. Ja ristuva liikluse hoiatussüsteem on tal olemas ja sõidurajal siis jälgimise hoiatussüsteem ja ta vajadusel ka nügib siis rooliga sinna õigelt joonte vahele tagasi, kui tõesti vajadus peaks selle järel olema. Ja pimestumisvastased kaugtuled lausa tal ka olemas. Ta on saadaval ka hübriidversioonina ja siis tuleb tõesti teha väikest laadimist. Tal on olemas siis esiklaasi näidik ja Ford Sync 3 siis meelelahutussüsteem 8-tollise ekraaniga ja siis ka on olemas siis ka P&O siis audiosüsteem, mis pidi väga hea olema ja ka siis LCD näidikupaneel, mis on lausa 12,3 tolline, nii et päris vahva. Väga selline modernne kõik ja selle eest 5+. Mingit nostalgitsemist siin ei ole. Ja Vehicle Locator siis süsteemiga on võimalik teie sõiduks siis ilusti leida üles ka siis ostuparklatest ja sealt on võimalik ka vaadata, palju kütust on või õli ja siis te mõtlete kust, kas siis kuskilt auto sealt ekraanilt tegelikult mitte, vaid see kõik on võimalik siis täiesti nutitelefoni rakendusega. Tal on 1,5 liitrine bensiinimootor, 110 kilovatti, 150 hobujõudu, siis on 1,5 liitrine diiselmootor, 88 kilovatti, 120 hobujõudu, mis jõuab 0-11,7 sekundiga, siis on 2 liitrine diiselmootor, 140 kilovatti, 190 hobujõudu. Ja siis on olemas 2 liitrine hübriidmootor, 110 kilovatti, 150 hobujõudu ja 2,5 liitrine hübriidmootor koguni siis 165 kilovatti, 225 hobujõudu. Ja see jõuab 0-9,2 sekundiga ja kütust ainult kulutab 5,5 liitrit sajale, ta on täis hübriid siis ja tal on ka nelikvioline on see. Tema hinnad algavad siis 29 900 eurost, mis võiks olla natukene, tal võiks olla odavam hind, sest et see on juba selline hind, kus on juba mänguväljak on hästi lai ja palju teisi mängijaid on ka väljakul. Selline on Ford Kuga, minu meelest päris hästi õnnestunud ja nüüd ta võiks tõesti inimeste südamed vallutada täielikult. Kohtume juba nädala pärast.